Igal kevadel on hulk inimesi, kellel hakkavad hirmsasti näpud sügelema ning ega seda sügelust ei saa muud moodi ära, kui need käed tuleb mulda panna ning istutama hakata. Kas on nüüd õige aeg juba taimi istutada? Ja tegelikult taimi saabki istutada kogu see aeg, kui maa on lahti sulanud. Et kui näiteks oleks vaja midagi aias ümber tõsta või paljundada, siis praegult on väga hea aeg välja kaevata, teha see taim tükkideks ja uude kohta panna. No kas see ei loe midagi, et tegelikult ju siin öösel on ju veidikene miinust, on niisugune nullilähedane kogu aeg? See ei loe küll midagi, et taimed ikka lähevad oma elutsükliga edasi täpselt samas rütmis nagu loodus ja mida varem sa selle ära teed, seda kiiremini nad ära juurduvad. Muidugi kõige esmased tööd, mis juba vaata, et hakkavad hilja peale jääma, on viljapuude lõikused. Ikkagi kõige parem aeg on kevadel vara lõigata, hortensiad võiks juba olla enam-vähem lõigatud, et see oleneb aastast, et mõni aasta võib seda veel aprillis ka teha, aga tänavuse varajase kevade tõttu, et mida varem, seda parem. No ega ma vaatan, et ega teil siin ka Elisaias käib ikka kibekiire istutustöö ka, et pannakse nii-öelda uusi taimi ka mulda. Ja, et meil iga aasta tuleb mingi uus huvitav sortiment ikkagi juurde, et omal peab ka huvitavam olema, et neid me paneme siis kasvuhoones, potistame, aga samas siis ka emataimedest juba üht-teist paljundame. Ja need siis samamoodi, et mis on nagu seal peenras liiga suureks kasvanud, võtame üles, tükeldame ära, paneme potti. No ega igal aastal vist on ka see, et aiapidajate seas on omad trendid ja ka see nagu moegagi, et ega sellega tuleb kaasas käia, eks ju. Et mis need selle aasta trendid tõotavad tulla? Viimastel aastatel on hästi populaarseks läinud lumeroosid näiteks, igasugused erinevad floksid, et nad on küll head vanad aiataimed, aga väga huvitavaid sorte on. Et ikka tahetakse ja no meie selline number 1 taim on hostad, mida meie käest siis väga palju ostetakse, sest meil on neid nii suur sortiment. Milliseid töid aias peaksid aga need inimesed esmalt tegema, kellele muidugi kõige rohkem lilleilu meeldib? Seda tulime uurima Kirna mõisast, kus sellel aastal on muideks kevadel silmailu pakkumas üle 200 000 tulbi. Tegelikult peaks natukene, nüüd on aega seda nii nagu Veritissi ütles möölutada, et nautige nende lillede maasest välja tulemist. Järgmine asi on selle nautimise kõrval, te võite ju kohvitassi ka võtta, aga praegu on väga hea aeg, rohi tuleb maasest välja. No, tõmba siis ära selle taime kõrvalt see, mis seal olema ei pea. Ja praegu on õige aeg ära võtta, seemneid on kohe vähem, et nautige seda kevadist aega. Nii palju kui võimalik ja nii kui esimene rohi ninamasest välja pistab, likvideerige, et nii on kõik need kevadised ja suvised tööd ka palju lihtsamad. No kuidas selle istutamisega on, mida kannatab istutada, mida mitte, et praegu tegelikult ööd on ju veel külmad, et pigem miinuspoole peal öösel, et kas kõike üldse kannatab või kehtib ka see vanasõna siin, et tark ei torma? Taime saab istutada nii kaua, kui on valge ja kui maa on pehme. Nii et kui praegu on pikad päevad ja kui te näete, et teil tulevad taimed vales kohas ülesse, siis praegu te saate koduaias neid niimoodi liigutada, et taim ei saa arugi, kui ta on uue koha peale läinud, ehk kasutage seda ümber istutamise võimalust ära. Üks asi, mida meil inimesed kipuvad muidugi tegema liiga vara on väetamine, et hoidke natukene tagasi selle väetimise sellega, et kui te näete, et taim on kasvuga kätte saanud, andke siis väetist. Kui me juba siin Kirna mõisapargis oleme, siis ma ei saa võimalust kasutamata jätta ja küsida, millal siis see aeg on, kui nii-öelda inimeste hordid siia Kirna mõisa on tulemas ja kui need tulbid siis tõepoolest 100 000 tulbid silmailu pakuvad. Tegelikult saab ju tulbi aega juba praegu siin Kirna mõisas nautida. Vaadake ainult, kui tore on see tulpide tulemine. Lisaks aiapidajatel on kiire aeg ja aasta tähtsaimad tööd hetkel käsil ka põllumeestel. Ülikiire kevad algused selline aeglaselt on käima läinud asi, ilmad soosivad nii-öelda, maapind soosib nii-öelda harimistöid juba ilusti saab neid sooritada. Et külv veel kindlasti ei käi, muld on külm, aga esimesed sellised MPK väetisering on antud ja lämmastikuga veel ootame ja läga paneks samamoodi käib, maainimesed käivad, et kevad on käes.